medali teisele küljele piilub ning sekundid, minutid ja meetrid kontrollib üle Delfi spordi podcast. Mis tunne on? Tere kallid Delfi spordi Mis tunne on podcasti kuulajad. Tänases saates on mul külas 2 noort autosportlast, õigemini driftisõitjat. Püüame aru saada ja kuulajatele siis selgitada, mis imeloom on drift, miks see inimesi üle maailma köidab ning miks nad selle alaga või tegelikult õigemini kultuurinähtusega üleüldse tegelevad. Tere tulemast saatesse Kevin Pesur. Tervist. Ja Oliver Randalu. Tere, tere. Saatejuht on Gunnar Leheste. Kuidas te omavahel läbi saate? Meil on Tim. Ütleme, et me ei puutu on ju iga päev kokku, aga võistlustel ikka. Et niimoodi kõõrdi ei vaata ja hammast ei ihu? Ei. Kindlasti mitte ja pigem on vastupidi, et kuna meid on seal eestlasi ikkagi 2 tükki seal Driftmasteris, siis üritame kokku hoida ja aidata nii palju kui võimalik. Aga kust tuleb linnalegend, et te võib-olla ei mahu ühte ruumi äragi? Ma ei teagi, eks see võistlustel on selles mõttes on ikkagist kõik võistlevad enda eest, on ju. Et isegi kui me kokku lähme, siis mõlemal on ikkagist see, et me tahame olla paremad, me tahame võita, on ju. Et see eesmärk on kõigil üks. Et äkki siis sealt. Ja, no eks ta ei ole mitte ainult, ma arvan, meie vahel, üks on iga mees, kes seal ju osaleb, et kõik on ju võidu peal väljas, et kui on see võistlusmoment, siis on võistlusmoment, aga kui on, ütleme, võistluspäev läbi, siis on kõigil nii-öelda pinge maas, aur maas ja on hoopis teine olukord. Kuigi ma tegelikult veel ütleks nii palju, et driftisõitjad või ütleme seal võistlustel on tegelikult hästi kokkuhoidev kogukond. Et ikkagist, kui on mingi jama majas või mingid jupp on puudu, mis iganes autoga jama, siis tegelikult tulevad ka teised tiimid nagu appi, kui nähakse, et on mingi selline kriitilisem olukord või on kiiresti vaja tegutseda, et tegelikult on niisugune kokkuhoidev punt. Olete laenanud üksteisele mingid juppe? Jah, just Itaalias oligi viimane nüüd, esimene võistlus. Mis te jagasite oma vahel? Mis oli väike laager või? Ja Ollile läks väike laager, järgmine võistlus Hispaanias sain kohe mina temalt õlifiltri äkki ja mingid väiksed asjad. Pudi ikka on, et suured asjad tegelikult on kõigil ju kaasas. Et käigukaste, mootoreid ja muid suuri asju kanname kõik kaasas, aga siis on teinekord sellised pisi asjad, millele isegi ei oska mõelda, aga vähemalt üks meist on alati mõelnud. No F1 ja WRCs vist ei kujutaks ette, et Alonso laenab Vettelilt mingit laagrit. Ei kujuta, ma ei oska nüüd, seda ma ei oska kindlasti väita, aga mis ma olen kuulnud, siis rallis vist ei olda nii kokkuhoidev, aga ma ei tea. See on, võib-olla on linnalegend, aga driftis on lihtsalt see kindlasti vastupidiselt. Kui palju te olete omavahel duellis kohtunud, peate arvestust ka või? Siin Eesti ja Balti aegadel vist oli isegi mõned korrad rohkem, aga Mastersil oleme vist ühe korra niimoodi Mastersil ühe korra, jah, Eestis ma ei mäletagi, ma mäletan, üks oli superfinaalides oli Eestis, aga mul kohe rohkemat vist ei tule. Poodiumitiga oleme jaganud küll, aga vist niimoodi otseselt väga palju kokku polegi läinud oma vahel, mõned korrad. Mastersil oli ainult üks kord, et loodetavasti tuleb seda veel, aga seda finaalis mitte varem. No aga peaks keegi tulema tänavalt juurde, mina näiteks küsin, kumb siis on parem? Hetke seis. Võt sellega on niisugune pull, et seda tuleb vaadata, siis kui me kokku lähme, kumb see parem on. See on jah, selgub peale pättelit. Et niimoodi on ilmselt üsna keeruline öelda, et eks mõlemad on ikkagi oma ala tipud ja läheb see ühele poole või läheb see teisele poole, et taseme poolest on ju mõlemad väga kõvad sõitjad, et seal driftis on pisikene apsakas, mis võib selle sõidu küll ära anda, aga see automaatselt ei tähenda, et siis üks või teine sõitja oleks nagu üleüldises võitmes parem on ju. Kui võrdne see drifti maailm on, võtame Drift Mastersi, et kas hetkel tabelis viimane mees võib saada jagu ka esimesest? Kindlasti. Jah, kindlasti, 100%. Seal ei ole sellist asja, ütleme, et üks päev võib üks võita ja teine päev teine. Eelmine aasta, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis poodiumid olid läbi hooaja 6 võistlust olid, siis olid võrdlemisi erinevad. Et kindlasti mõned olid seal niisugune, ma arvan 2-3 nime, kes oli võib-olla niisugune 2-3 korda poodiumil, aga üldiselt see oli suhteliselt nagu erinev. Kuigi ma toon teid tagasi lapsepõlve. Kust te kõigepealt pärit olete? Tallinn. Tallinn, üsna sama kant ka vist, Nõmme jah.
Millega te poisikestena tegelesite? Koolis käisime. Poisikeste asjadega ilmselt, jah. No, väljaspool kooli. Trenni tegite? Ja mina tegelesin 9 aastat tennise ja karateega paralleelselt 2 aastat ja ütleme, see autopisik oli tegelikult mul ka väga-väga väiksest saati ja esimene auto oli vist, kui ma sain 12 ja siis ma sain juba maal kihutada, ma mäletan, isa viis mind veel Tabasalu ringrajale, sain seal niimoodi, et siukene 2-3 tundi kihutasin seal, et see autosport minul on olnud väiksest peale sees, aga tegelesin ka kõrvaliste aladega. Kus see maakoht on, mille kruusateed sa oled risti läbi sõitnud siis? Vanaküla, ta jääb siis enne Loksat veits. Et jah, seal olid kruusateed olid põhilised. Mis sa tegid väljaspool kooli? Mul on ka väiksest peale juba on võidusõidu pisik sees olnud ja üldse motorspordi pisik, et esimene asi oligi kart, on ju, väikse poisina, juba tegelikult oli see, ma arvan, mingi 4-5 aastasena, küsid kardiga uhama, seda sõitsin isegi üsna kaua ja ei läinud tegelikult väga kaua aega, kui paralleelselt ka võistlusauto, või mitte võistlusautoga, vaid siis BMW-dega, mis meil täna talveautod on ju praktiliselt, siis vana kooli BMW-ga see jäärada juba uhatud, ma ütleks mingi 6-7 aastaselt. Aha, kas see autospordi armastus on teil kuidagi peres või te ise tulite selle peale, et täna oleks mõistlik autospordiga hakata tegelema? Autosport mul selles mõttes peres ei ole küll, aga on, ütleme, et siis autod nagu iseenesest on olnud nagu, igasugused kas sobiautod või sellised, aga võistlusformaatis ennem ei ole olnud. Mul on jälle teistmoodi, mul on praeguseks siis läbi 3 eelneva põlvkonna, siis minust on nagu autosport ja motosport käinud kõigiga kaasas. Et võib-olla ka sellepärast siis nii noorest peast ja ei läinud ka minusse mööda, et nii kui mingit kardirooli said, siis väga naljalt mind enam sealt ära ei saanud. Aga mis tasemel su eelkäijad on tegelenud siis? No kui me hakkame täitsa algusest pihta, siis ikkagi Nõukogude Liidu ajal olid Nõukogude Liidu meistrid, eks. Ja siis sealt edasi juba tulid praegused Eesti ajad ja Balti meistrivõistlused ja ikkagi siukene mastaab, mitte nüüd maailma mastaab, aga meie regiooni ikkagi on kõik oma ala eesotsas olnud. Kuidas te jõudsite selle asjani, mis te täna teete ehk driftini? Minul oli, tegelikult ma olin 12-aastane, kui ma proovisin esimest korda driftiautot. Siis ma olin veel väike poiss ja aitasin tegelikult ühel sõbral Rait Lemberil ehitada tema autot, mis siis sellel ajal muidugi autod olid oluliselt teistsugused, kui nad täna on drifti mõttes just. Sa oled täna 27, mis see aasta võis olla siis? 2012 äkki oligi või? Midagi sellist, jah. 12, võiks nagu matemaatiliselt klappida. Ühesõnaga, temal aitasin väiksest peale juba ehitada ja putitada ja seal temal tegelikult rehve vahetada ja mingi trenni käigus siis lihtsalt ütles mulle, pandi mulle padjad selja taha ja istumise alla ja öeldi, et mina siis proovi ka. Ja tuli kohe nagu väga üllatavalt hästi välja, et sellel hetkel ma driftist kui spordialast nagu otseselt väga palju ei teadnud, ikka olid külgsi lasknud on ju kuskil jääraja peal, aga asfaldi pealt seda niimoodi otseselt teinud ei olnud ja pandi mind rooli, tuli üllatavalt hästi välja, küsisin, mis ma tegema pean, lugu oli üsna lihtne, et esimene, teine, 3. käik, gaas põhjas, jõu ja gaasi põhjas on ju, mõtlesin, no ma proovin siis ja tuli välja ja sealt edasi juba 2014 aasta kui siis Ardo Kalda eestvedamisel kingiti mulle Lätist toodud vabalt hingava V8-ga E30 BMW, millega mul oli võimalik hakata võistlema. Et kindlasti see on üks väga oluline moment, ilma milleta ma kindlasti täna ei oleks siin, kus ma olen. Meenuta, Oliver, palun enda algust. Kuna ma eelnevalt ütlesin, kui ma olin 12, siis see võis olla siukene 2003-2004, kui mu esimene auto oli Ford Sierra. Ma praegu mõtlen seda, et ma ei mäleta, kas ma sellel ajal täpselt teadsin, mis asi see drift on. Küll aga seal kruusateede peal oli sellist külg ette viskamist. Millal see YouTube tuli ja võt sealt kuidagi sai see alguse, kus ma seda ala esimest korda nägin. 2010 olid esimesed
esimesed driftivõistlused Eestis, siis ma olin juba sellest teadlik, aga nüüd ongi see 7 aastat, see on veits hägune, millal ma seda ala täpsemalt esmakordselt nii-öelda nägin, aga ühesõnaga sellest ajast saati oli see kuidagi nagu paelus väga tugevasti. Ja siis ma hakkasin tegelikult juba sellel ajal, mul olid mingid siuksed, nad ei olnud driftiautod, aga nad olid võimelised seda tegema, et siis kas ma käisin lihtsalt ise kuskil raja peal, talvel oli kõige lihtsam seda teha jääradadel, et ma arvan, et sealt sai see kõige siukse tugevam alguse või siis selle feelingu ja tunnetuse, et midagi sellist. Seda, kus sa esimest korda nagu drifti nägid või kus see sinu teadvusse jõudis, sa praegu tagantjärele ei mäleta? No, ma ei mäleta, kas 2003 või 2004 oli juba YouTube olemas. Kui ta oli, ma arvan, et siis sealt alguse aastatest sealt see siukene teadmine tuli. Et jah, ma võib-olla täpselt aastat praegu kohe ei mäletagi. Sa mäletad, kuidas sa teada said, et mis asi see drift üldse on? Ja, ma eeldan, et see on seal samas kandis, kus ma proovisin seda Raidi autot 2012 aastal. Et tõenäoliselt gramm enne seda, kuna Eestis ka siis juba võistlused ju toimusid ja Raid seal osales, siis umbes sellel ajal sain mina sellest asjast teada ja peale seda enam pole eemale läinud. Kas teil hakkas algusest peale minema hästi? Mis oli see esimene võistlus, kus sa ennast mõõtu panid Oliver teiste meestega? 2017 oli minu esimene aasta. Selles mõttes ta oli üsna, ma ütleks, random, et mul ei olnud, kui ma drifti nägin, siis ma teadsin, et mulle meeldib see, aga mul ei olnud mingit siukest sihti või teadlikult, et ma nüüd lähen, hakkan tegema, tahan sinna minna või tahan sinna jõuda. Et see on kuidagi nagu lihtsalt tulnud. Ma ostsin 2016 ma ostsin ühe enda esimese driftiauto siis nii-öelda, oli E36, ta oli M5 mootoriga ja siis ma läksin rajale, proovisin. See on nüüd mis mark? See on BMW. Okay. Ja siis ma läksin, proovisin, käisin rajal, ma ei teadnud, ma võistlustel olin nagu varem käinud ja näinud, et aga seda enda taset, nagu, et kus ma nagu seal olen. Sellest mul ei olnud õrna aimugi ja siis 2017 esimene võistlus oli Lätis Pikerniki ringrajal, kus ma sain mõlemad esimesed kvallid nullid, aga tänaseni teadmata põhjustel. Et ma tegelikult isegi vist 4 või 5 korda seal lõpuks küsisin, sest ma tean, et ma ühtegi spinni ei teinud, ma rajalt välja ei sõitnud, no-go zone'i ei läinud, et videod on ka olemas, et ma isegi tea, miks need nullid tulid. Aga mida ma esimeste võistluste puhul täheldasin, oli see, et nii kui start oli, siis mul oli täielik blackout kuni finišijooneni ja ma ei mäletanud mitte midagi, sest see adrekas oli nagu nii jõhker lihtsalt, ma ei olnud ennem sellist asja tundnud. Et ma tulin rajalt maha ja siis ma küsisin nagu tiimilt, et kuidas mul läks või mis ma tegin, et kas ma panin välja, kas ma tegin spinni, ma ei teadnud mitte midagi. Et nagu täielik blackout oli, et see oli niisugune huvitav. Meenuta enda esimest võistlust? Et ma ütlen, et ma esimest võistlust, päris võistlust niimoodi ma ei sul oli ka blackout meenutada, kuna omajagu aega on mööda läinud, aga küll aga ma mäletan neid esimesi aastaid, et 2014 aasta oli see, kui oli esimene täishooaeg, kui oli 15 isegi, ühesõnaga selles ajas 2014-15 ja siis läks üle ootuste hästi, sest sellel hetkel oli veel Eestis 2 klassi, mida sõideti, täna on nüüd 3 on ju. Ja Nimeta need klassid kohaga ära, et kuulajale, kes ei tea, mis klass on klass. Siis oli, sead ma jään vastus võlgu, mis nimega nad siis oli. Mis praegu? Täna meil on street klass, kus sõidavad siis praktiliselt tänavaautod või tänavaauto võimekusega, et seal ei ole turvapuure sees, seal ei ole liiga palju jõudu, seal ei ole pöördenurka autodel. Siis on Pro 2 või Semi-Pro vahepealne klass. Kui ma õigesti mäletan, siis alguse aastatel oli vist 2 klassi. Just. Alguses oli 2, täna on 3. Kui me tänasest räägime, et siis on esimene on street, kus on siis nii-öelda kõige lihtsam asi, kust alustada. Teine on juba edasi jõudnutele, kus on siis juba turvapuurid, rohkem jõudu, pöördenurgad, aga refi piiranguga siis, et sõidetakse tänava refiga, kindla laiusega. Ja 3 on siis pro-klass, kus on siis juba jõud suured, pidamised suured, slikid on all autodel. Ja kõik tehnilise osa pealt on lubatud, kui järgida kõiki reegleid, turvareegleid. Ma tõin su sellest ajaloo rannakult korra eemale, võid seda jätkata? Ühesõnaga, kui mina
esialgu võistlesin, siis oli 2 klassi, siis oli lihtsalt oli see esimene variant, mitte nüüd street, ta ei olnudki päris street, aga ta ei olnud ka päris see Pro 2, et seal olid ikkagi puuridega autod ja ka turvakaartidega autod, see oli niisugune esimene hüppelaud ja siis oli Pro klass, mis oli siis ikkagi Pro klass. Mina alustasin sealt esimesest klassist ja sealt esimesed 2 aastat siis tulime kohe võiduga. Et väga okei algus ja sealt edasi hakkas see lumepall nagu veerema, et siis peale seda oli juba aeg uus auto teha, millega siis minna edasi Pro-klassi, kuna see esimene auto oli nii-öelda väga hea hüppelaud oma olemuse ja kõige poolest. Siis tegime järgmise auto ja sealt hakkas kogu pall edasi minema. Kui te peaksite inimesele, kes ei tea driftist mitte midagi, pole elu seest drifti näinud, ta ainult teab, et seal ülemistes mingid vennad käivad ja rikuvad seadust. Miks drift on äge? Miks seda peaks tulema vaatama? Miks sellega peaks tegelema? Mulle endale personaalselt käib ilgelt vastu see, et drifti võrreldatakse seda ülemiste parklaga ja tal ongi see nõme maine on küljes nagu, sest et hästi palju, kui mingid ülemistes seal tehakse mingid poognad või keegi kuskil bussijaama sisse sõidab, siis pannakse sinna lipik külge, et see keegi driftis on ju. BMW tõenäoliselt on ju. Ja BMW on ju. Et ühesõnaga tal on tegelikult niisugune halb maine on küljes, aga see on, kui sa ikkagist nagu tead või üritad siis nii-öelda seda ala tundma õppida, siis ta on täiesti risti vastupidi. Et täna see, mis meil nagu võistlustel toimub ja kuhu see on arenenud, et siis ta on ikkagist nagu väga-väga tõsine spordiala. Et ei ole siin mitte mingit pistmist ülemistel sõõrikute tegemisega. Aga kirjeldage seda tunnet, ma tean, mis tunne on pealtvaatajana olla seda kummivilinat ja seda auru sisse hingata ja kaasa elada sellele, et ma ei tea, panevad kokku või ei pane või kas täna mootor lendab õhku või ei lenda. Aga mis tunne on selle autos olla? Seda tunnet ilmselt niimoodi sulle üle laua edasi ei saagi anda, et ma arvan, sa pead tulema ise kogema seda, mis tunne seal kõrval on. Ma olen 2 korda õnnes kõrval saanud istuda. Sõitjana on ta veel ägedam, kui seal nüüd kõrval istuda, sest see adrenaliini pauk, mis sa sealt saad, see on nagu, ma pole vist mitte ühegi muu asjaga mitte kuskilt samasugust kogemust saanud. Et ma olen ka proovinud erinevaid spordialasid, erinevaid autospordialasid ja ka tavaspordialasid, aga niimoodi niisugust adrekapauka pole kuskilt veel tulnud. Kas see on see tunne, et sa saad teha selle autoga, ma ei tea, kõike? Jah. Hobusega saab ka? Mina ja isa. Jah. Mõtlen, kuidas ma nagu sa ennem küsisid, et kirjelda seda spordiala, siis ma olen tihtipeale, kui küsitakse, siis ma olen nagu proovinud seda hästi-hästi lihtsalt, võimalikult lihtsas keeles nagu selgitada. Aga ma ütleks, et ta on siis auto teadlikult, sa viid siis auto kontrolli alt nii-öelda välja, aga see on samas kontrollitud tegevus nagu, et sa sõidad küll kees ja driftis ei tohi kunagi auto minna otseks. Aga tegelikult ma kujutan ette, et kui sa esimest korda tuled võistlust vaatama, tribüünilt vaatad, siis sa ei saagi mitte midagi aru, sa mõtled, et autod lihtsalt panevad sealt suvalt, tegelikult on nagu kõik asjad on hästi täpselt ära maha joonistatud, koosolekutel on räägitud, kus tohib pidurdada, kus ei tohi pidurdada, et kui seal on siis tandem battle, kus siis üks auto sõidab ees, teine jäljendab teda hästi võimalikult lähedal ja võimalikult täpselt. Et kui esimene auto näiteks teeb mingi teatud kohas vea, vajutab pidurit näiteks ja tagant sõidab teine sisse, siis on esimese auto viga, et ühesõnaga seal on hästi-hästi täpselt kõik ära märgitud, maha joonistatud, mida peab tegema, mida tohib teha, mida ei tohi teha. Et ta algus võib tunduda lihtsalt veits kaootiline, aga nii kui sa sellest süsteemist aru saad, siis ta on väga hästi, ma arvan, et ta on üks kõige paremini jälgitav spordiala, mida sa saad nagu koha peal, pealtvaata saab nagu kogu seda rada näeb pealt, et ja tal on ju tegelikult ülevaade kogu sellest rajast stardist finišini ja seda terve päeva vältel kõikide sõitudega, et kui võrrelda nüüd näiteks ralliga, mis on ka igati lahe ala, siis pealtvaatajana tihti peale näed, kuidas auto paneb sul põmm ühest kohast mööda ja on selle kohaga kõik, aga driftis on seal on enamasti on ka avatud need boksialad, mitte küll nüüd Driftmastersil kuna seal on see inimeste hulk on lihtsalt nii palju suurem, aga võimalus siiski on olemas, et vaadata seda melu ja autosid ka lähemalt. Eestis on avatud?
Eestis tänaseni on avatud, jah. Kui suur see ohufaktor seal on? Mida kõike võib juhtuda? Mina ütleks suhteliselt väike, et ma seda nagu ei karda. See tänane meie autode turvavarustus, meie enda turvavarustus, et ta on tegelikult on nagu nii turvaline, et ma ütleks suhteliselt väga väike. Jah, pigem küll, et tänapäeval on need asjad nii palju edasi arenenud, et me oleme ikkagi tunneme üsna turvaliselt ennast seal sees. Muidugi võib olla halbu juhuseid, on ju. Kunagi sa ei tea, mis võib juhtuda, et ka driftis on olnud pahasid juhuseid, kus üks auto jääb teise auto ja siis betoonpiirde vahele, on ju, ja peale seda on mis iganes murrud seal on, aga ma ei ütleks, et nüüd mingit väga pahasti lõppenud õnnetust on, et kindlasti väiksemad asjad on igal pool, see on loogiline igal spordialal, aga pigem turvaline. Kas on mingid variant, et auto käib üle katuse? On. Ikka on, jah, muidugi. Aga seda tuleb väga vähe ette. Aga jah. Sükseid napikaid on ikkagi üsna tihti, ma ütleks isegi mingi iga võistlus on süksed, kus vaatad, et kas läheb või mitte, aga see ei ole nüüd sükene, et sa paned 10 korda üle katuse hooga, vaid siis ta pigem ikkagi juba pidurdab ennast hooga nii palju maha, et võib-olla läheb nagu väiksem hooga üle. Aga kui teie ise käite tribüünil, siis mida te vaatate? Mida te loodate näha? Kas teie loodate ka, et ikka panevad need ikkagi nagu küljed kokku ka lõpuks või te vaatate hoopis mingi teisi asju? Ma vaatan, kuidas Holl sõidab. Ma tegelikult vaatan, kuidas vältida seda olukorda, et sa kellega küljed kokku paned pigem. Et jälgida, mida keegi teeb, kus keegi pidurdab, mismoodi kurvist läbi tullakse, kuidas sisenetakse, et oskaks ise siis tagasõites selleks rohkem valmis olla. Või siis enda ees sõitu vastavalt sellele, mida näed, kuidas keegi midagi hästi teeb, siis nagu paremini teha. Ja ütleme, et võistlustel on üks asi on see, et kui ma olen rajal ja sõidan rada, siis teine asi on see, et kui ma nüüd astun selle sammu kõrvale, ma lähen ise tribüünile ja vaatan seda. Siis... Võtad võib-olla väikse mingi joogensi, väiksed näkid? Ma räägin võistlusformaadist praegu. Me seal joogensit ei pane. Okei, räägi sellest ja siis räägi sellest ka, et kui sa lähed niisama sõpradele. Okei. Kui ma olen võistlusel, siis mulle meeldib teha mõlemat. Ma sõidan ja teiseks on see, et ma vaatan ise tribüünilt, et siis ma saan natukene mingitest asjadest võib-olla paremini aimu. Et tegelikult meil on ka kaardilugejad, aga need on nii-öelda välised. Driftis me kutsume neid spotteriteks, kellega me oleme siis klappidega ühendatud, räägime ja siis nemad korrigeerivad, juhendavad, et mida siis teha paremini või kus, ühesõnaga, kui on vaja midagi muuta. Ja teinekord sa saad sellest ise ka aru, kui sa käid tribüünil seda vaatamas. Ja pahatihti autos seest ju tundub endale, et kõik on viimase peal, on ju, ja siis välised silmad ütlevad, et kuule, tule nüüd vaata uuesti. Ma arvan, me teeme selle spotterist ja räägime veel eraldi. Okay. Jätka. Aga mul ei ole üldse väga palju olnud hetkel võimalust käia ise pealt. Ma isegi tegelikult ei tea, millal ma käisin viimati niisama lihtsalt, et ma läksin driftivõistlustele. Üldiselt on see, et ma ise võistlen. Kui ma lähen lihtsalt võistlusele vaatama, siis mul hakkavad käed jalad niimoodi sügelema, et ma tahan ise sinna rooli minna, et siis ma olen üritanud seda joont hoida, et kui ma lähen, siis ma lähen võistlema. See nädalavahetus toimub Kulbilohus võistlus, kuhu ma tegelikult lähen enda tiimikaaslasele appi. Kes su tiimikaaslasele on? Kaido Härms. Et tema sõidab siis Eesti meistrivõistluste Pro 2 arvestuses. Ja mina olen siis tema see väline kaardilugeja spotter, et aitan teda sealt, et nüüd mul on see võimalus, kus ma nagu vaatan seda kõrvalt. Sa lähed Kulbilohusse vaatama? Jaa, umbes täpselt sama asja tegema, mida Oliver, aga siis enda tiimikaaslasele Frederik Strelkovile ja siis ka Street-klassis on nüüd meil see aasta üks uus poiss Martin Jürgenson, kes siis võtab ka oma esimesed sammud drifti poole, kellega tegelikult muidu oleme simulaatorist trenni teinud, siis mina enda Driftmasterisi tarbeks. Siis nüüd on simulaatorist väljas ja võistleb ka ise. Driftis on simulaatorid? Ja ikka on, jah. Eks ta on igal motorspordi alal on simulaatorid, mitte ainult driftis. Ja teil on need simulaatorid kodus? Ja. Kodus olemas, jah. Et see on täitsa siukene, ütleme, et täitsa trenn. Et eile ka näiteks oli vist 3 tundi järjest sõitsin seal, et ma sõidan seda. Meil on need samad rajad, kus me käime päriselt võistlemas, siis need on joonistatud sinna simulaatormängu ja saad seda harjutada. Et iga kord, kui sa lähed võistlusele, siis ikkagist sõidad seda rada ette.
see on päris kasulik asi, et kui ma varasemalt seda ei kasutanud, siis nüüd viimased 2 aastat olen seda kasutanud ja praktiseerinud enne igat võistlust. Ja kui on tuttav rada, siis sa ei oskad midagi oodata, aga kui on, ütleme, võõras rada ja peaksid minema ilma simulaatoris sõitmata sinna peale, siis ma ütleks, et sa raiskad oma esimesed vähemalt 4 trenniringi vähemalt selleks, et aru saada, mismoodi sa seal paiknema pead ja kus sa olema pead. Aga täna, kui sa oled simulaatoris endal asjad nagu paika saanud, siis sa ei raiska ühtegi ringi, sa ei pea vaatama, kuidas see rada jookseb, sa lähed esimesele trenniringile peale ja teed väga hea sõidu juba tegelikult. Räägime sellest, millest koosneb üks driftivõistlus üldse. Te lähete, võistlused Eestis ja välismaal on nad samad? Formaadilt samad. Okei, driftivõistlus Laitse rallipargis, millest see koosneb, mitu päeva kestab ja mis seal tegema peab? Suures piiris, kui me võtame näiteks meie järgmise võistluse, sellest on võib-olla kõige parem praegu peast kohe rääkida, et järgmine meie võistlus Driftmasters on siis Iirimaal. Esimene päev on, meile hakkab see asi juba pihta tegelikult neljapäeval, kus siis on asjade ülespanek, meediapäev, registreerimine, tehniline, kogu see muu asi, et olla valmis juba siis reedeseks päevaks. Reedel on treeningpäev, kus on siis 2 treenisessiooni. Esimene on lõunapaiku, teine on õhtupoole ja need on ka jaotatud siis gruppide vahel ära, et ei ole kõik autod seal järjekorras, vaid gruppide kaupa. 3 gruppi, mõlemale grupile 2 sessiooni. Sealt raja paika põhimõtteliselt. Siis on laupäev. Ja ütleme, et need treeningpäevad on ka sellised, kus me simulaatoris alati sai, driftis on need diffri ülekanded, sillaseadistused, asjad on, et need tegelikult selguvad koha peal ja selle jaoks ongi niisugune reedene treeningpäev on nagu hea. Või siis ütleme siis üks päev varem, kus sa saad nagu auto enda jaoks valmis settida. Kvalifikatsioonid on meil siis laupäeval on ka veel üks kiire trenn, kus siis veenduda selles, et kõik, mis sa reedel õppisid ja siis modisid ja ära vahetasid vastavalt sellele rajale on, et kõik oleks paigas. Üks trenn veel enne kvalifikatsiooni ja laupäeval ongi siis kvalifikatsioon. Ja kui kvalifikatsioonid on tehtud... Millest koosneb kvalifikatsioon? Mis sa pead sõitma ette mingi asja? See on ühesõnaga seesama, mis me eelnevalt rääkisime, ette antud rada, mida sa tohid teha, mida sa ei tohi ja sa pead läbima selle võimalikult täpselt nii, mida kohtunikud küsivad, tahavad näha. Maksimumskoor on 100 punkti, 3 kohtunik on ja nemad annavad siis sinu sõidule selle punktiskoori. 2 korda saad kvalli teha ja siis sellest tekib top 32 ehk siis 32 parimat sõitjat. Võistlejaid meil on, viimane võistlus oli 42, 43 ehk siis niisugune 10-11 jääb kõrvale. Siis top 30, ühesõnaga sealt siis tekib tandemi puu, mida me nimetame, ehk siis esimene kvalifikatsiooni tulemus läheb kokku 32 positsiooniga, teine 31 ja niimoodi edasi. Ja siis on võistluspäev, pühapäev, kus samamoodi on siis treeningud, hommikul hakkavad pihta ja siis juba lähebki top 32 actioniks. Treening on selleks, et meil mingi tehnilisi asju proovida. See pühapäevane trenn on tegelikult natukene teistmoodi, et kui varasematel päevadel kõik keskenduvad võib-olla rohkem sellele eessõidule just, et teha see 100 punkti lähedane sõit, eks ju. Sest et iga eksimuse eest, mis sa seal kvalifikatsioonis või eessõidus teed, siis hakkavad punkte maha tulema, eks. Mida kõrgem on su skoor, seda parem on tõenäosus, et sa oled seal topis sees või selles põhisõidus sees, on ju. Ja pühapäeval pigem hakkavad kõik juba mõtlema sellele, et teha autosid kiireks ja kuidas seal tagasi hakkama saada. Et siis see nagu rollid natukene vahetavad, et lülitada ennast nagu eessõidult siis rohkem tagasõidu peale. Ja võib-olla autoseadistused ka või ütleme sellised, hästi palju driftis mängitakse gripiga, pidamisega siis. Et kui siis varasemad päevad on pigem, ütleme natukene libedamapoolsed, et sul oleks lihtsam natukene seda rada läbida, siis pühapäeval sa lähed nagu sinna võistlusmoodi ja paned juba kõik selle gripi asja sinna sisse, et olla ikkagist kiire ja valmis. Nii, tandemis on eessõitja ja tagasõitja, eessõitja on A ja O. See on, jah, ma ütleks niisugune
teil ei ole isegi A ja O, ta on gramm küll olulisem kui tagasõit, aga mitte nüüd niimoodi, et kui ainult eessõit loeb, on ju. Punktiskooriliselt andemitisti oli vist 10 ja 9, et 10 eessõidule 9 tagasõitjale. Jah, grammik hinnatakse seda eessõitu rohkem sellepärast, et driftis on ütlus, et kui ei ole head eessõitu, siis ei saa ka olla head jälitussõit. Et kui sa seal ees nagu käkid ja paned mingit oma teemat, siis see tagumine vend ei tea, mida sa seal nagu ees teed, on ju. Aga kuidas siis seda hinnatakse, kui esimene paneb oma teemat? Madalalt. Kohtunikud... Mõlemad madalalt siis? Ei, siis on eessõitjad hinnatakse nagu madalalt, et kui sa paned trajektoorist mööda, ühesõnaga teed seal natukene siukest umbluud, siis ta on ikkagi, sinu eessõit on väga-väga madalalt hinnatakse ja sealt tuleb isegi eelis nagu tagasõitjale. Pigem jah, sest et me teame mõlemad omast käest, et kui ikkagi eessõit ei ole hea, siis ei ole aga võimalik ilusti ju jälitada nii, nagu sa oled arvestanud. Et... Ja kohtunikud jälgivad siis täpsemalt mida? Ütleme siukest 3 põhifaktorit on siis need maha joonistatud kastid. Driftmastersis on hästi tähtis see, et kõik need kastid sa võtaksid maksimaalse, seal on see laius ja pikkus, et sa kataksid kõik selle kastiala nii-öelda ära. Kui pikk on üks kastiala? Olenevalt, seal on siukene, ma ütleks meeter kuni Hispaanias oli meil siukene, ma ei tea, 10-15. Mõni on isegi täitsa terve kurv, on ju, et oleneb rajast ja oleneb sellest olust. Üldiselt on neid vähemalt 8 tükki, on ju, raja peal neid punkte, kas sa pead siis olema esiotsaga või tagaotsaga seal sees. Ja see punktid on tegelikult ka veel eraldi veel jagatud 3. Et kui sa oled seal nüüd viimase piiri peal, siis sa saad sealt maksimumpunktid, oled seal keskel, siis tuleb juba väikene deduction, siis võetakse punkte maha, on ju, ja oled seal 3. piiri peal, siis võib-olla on üldse veel suurem see, on ju. Et see ka oleneb nagu rajast, et kui suured need deductionid punktide poole pealt on. Aga pikkuste poolest jah, seal on täitsa erinev, et mõni ongi 20 meetrine tsoon, kus sa pead sees olema ja teine on kiire punkt, lihtsalt sükene 0,5 meetrine, kus pead läbi minema. Nii, ja tagasõitja roll on matkida esimest? Võimalikult, ühesõnaga siuke täielik copy-paste ja hästi lähedal ja täpselt sama nurk, kiirus, kõik sama. Just. Ja mida lähemal oled, seda kõrgemad punktid saad? Jah. Poolevahetuse ajastamised, et mida rohkem sünkroonis sa neid teed ja kogu see kompott kokku, et kui eessõitja peab tegema endale 100 punkti väärilise eessõidu, kus siis vaadatakse sõidujoont, nurka ja stiili, eks ju, 3 põhifaktorit, mis siin on, siis tagasõitja peab kõike seda matkima ainult. Te olete selles mõttes sarnases rollis või sarnase saatusega freestyle suusatajatega, iluuisutajatega, batuudi hüppajatega, et see ala on subjektiivne. Just. Et seal on see subjektiivsus on sees. Kuidas sellega nagu leppida? Üsna raske, ma ütleks. Kehva on sellega leppida, aga paraku sellega jah, mina olen seda kogenud nüüd väga teravalt eelmisel aastal, seda subjektiivsust Oliver just hiljuti sellel aastal ja ei ole hea, selles mõttes, et kõik ju tahavad võita, kõik panevad kõik sinna sisse, teevad kõik selleks, et võita ja kõik on, või kui me nüüd meist räägime, siis me oleme ka võimelised võitma, aga kui see otsus on nagu vastupidine, et oleks see, et sa ise sõiduga kaotad näiteks, on lugu selge, ei olegi midagi. Aga kui ise veel tead, et tegelikult võiks see asi ju teistpidi olla või oleks pidanud olema, siis jääb ikkagi üsna mõru maik sinna juurde. Kas protestida saab? Enam ei saa. Mastersil vähemalt seal kunagi sai, aga kui ma nüüd ei eksi, siis kuna sinna tuli Red Bulli TV tuli ka sinna mängu, siis neil on hästi piiratud aeg. Nad peavad sekundi pealt minema laivi ja nad peavad punkti pealt lõpetama selle. Kui nad lõpetavad varem, see on fine. Aga neid proteste hakati vist, tuli juba nagu nii palju, et nad hakkasid sellest ajast üle minema ja siis tõmmati nagu kriips peale, et enam protestida ei saa. Enam vist ei saagi kuskil, ma ütleksin, Baltikumis ja siin vist ka ei ole enam sükest asja, et sa saad kohtunike otsus ei kuulu vaidlustamisele ja nii lihtne ongi. Eesti korvpallis vast viimaste aastate kuulsam juhtum on Kirt Kullamäe 1000 euro juhtum. Kui palju te peate ennast jälgima, enda keelt hammaste taga hoidma ja moka maas hoidma just kohtunike poolelt?
kas järgneb mingeid sanktsioone? Ei järgne, mul saame näha, ma arvan. Saame vist näha, jah. Mul on päris värske juhtum on viimasest võistlusest. Ma ei tea, kas ta on pooleli, aga ühesõnaga see oli vähe teravam meil seal. Ei ole seda varem olnud, aga minu viimane kogemus oli väga-väga mõru. Tegelikult siiamaani on. Et, räägi ka kellega ja mis siis juhtus? Tegelikult ütleme, et siis kohtuniku otsus, 3 kohtunikku on. Minu siis top 16 sõit, kus ma läksin poolaka vastu, ma olin kõik see, mis meil oli koosolekul räägitud, mida me pidime tegema ja mida seal hinnati hästi kõrgelt just sellel rajal. Siis oli taga jälitussõit ja siis inglise keeles oli see proximity siis, lähedus ütleme. See rada oli natukene sihukene, võib-olla mitte nii tavapärane drifti layoutiga, siis seal mingid sihukesed ekstreemsemad kohad, mida seal linnati hästi kõrgelt. Ühesõnaga, tegime battle'i ära, me olime kindlad, et me võidame. Aga kahjuks see nii ei olnud. Et ühesõnaga, see taust on võib-olla isegi tegelikult natuke tumedam, et ma väga peensusteni siin ei taha minna. Et jah, ühesõnaga seal see subjektiivsus lõi väga-väga tugevalt välja, et see jättis hästi-hästi mõruda maitse. Mis tegid siis? Mis me tegime, koha peal oli meil päris tuline vaidlus kohtunikega. Me jagasime siis oma arvamust, nemad jagasid oma arvamust. Hiljem peale võistlust kohtunikud saatsid oma seletused, miks nad kuidagi hindasid või siis miks see tulemus selline oli. Ja need kriteeriumid minu jaoks olid ühesõnaga, need ei pidanud kuidagi paika. See on siis nagu musta-valgeks rääkimine? See oli täielik umbloo nagu, täielik. Ja täpselt sama oli ka aasta tagasi minul, ka top 16, see oli Riias, top sama 16 vastane. Ja sama vastane. Ja oli ka nagu kõik me nägime, mismoodi see oleks võinud olla või tegelikult võinud minna, aga paraku läks see otus teisele poole. Ja meil oli täpselt samasugune vaidlus, nagu Oliveril oli ka sellel aastal, aga ja täpselt samasugune umbluu vastus ja see lõpuks ei viinud kuhugile, sest et üks ebamäärane keerutamine tuli ja kohe sellel küsisin nagu järgmist vastust, nagu faktilist. Meil olid kõik data olemas sellest sõidust, on ju, et kes mida tegi, kes mida ei teinud, aga nendest vaadati mööda ja tänaseni rohkem vastust ei ole. Üks 3 kohtunikust oli ka eestlane? Jah. Olete ka rääkinud sellest? Koha peal rääkisime. Jah, ikkagist kohtunik ise arvas, et see otsus oli õige. Meie lihtsalt sellega kindlasti nagu see ei olnud. Ühesõnaga, see on see subjektiivne osa, aga tahtsin küsida sellist asja, et kui suur on teie tiim? Kui sa rääkisid praegu ka, et meie vormis, autos olid tegelikult sina, aga kui suur on see kokku meie? Meie on 6-7 liiget. Meil on siis mina sõitja, spotter, siis on 2-3 mehaanikut, tegelikult üks nendest on autoseadistaja ja siis meil on 2 meediainimest. Et siis meil tegelikult on üks, kes siis filmib kõik ülesse, pärast monteerib siis kokku video. Meil on oma kanal, kus me siis näitame kõikidest võistlustest meie neid ilusi ja valusi ja siis on sotsiaalmeedia inimene, kes siis võistluste ajal kogu aeg hoiab meie sotsiaalplatvormi siis update'ituna. Ja Oliver rääkis väga ilusti kõik ära, et meil on tegelikult põhimõtteliselt üks ühele samasugune jutt, et sõitja, spotter, mehaanikud, üks peamehaanik, 2 tavalist ja ka sotsiaalmeedia inimene pluss siis lisaks eraldi videograaf. Ja selle pundiga me käime muidugi mõnikord meil mehaanikuid meil on meeskonnas veel, kui me räägime nüüd meist ja Driftmastersist, eks ju, siis see on see üks osa ja kuna meil on siin ka Eestis ja Baltikumis sõidetakse, siis minu meeskonna alt ka, Pösur Motorspordi alt, siis see juba läheb nagu edasi, et see Pösur Motorsport kui tiim on suurem, aga kui me räägime sellest, kes me oleme Driftmastersis, siis on see täpselt sama, et 7-8 inimest. Kui rääkida eelarvest, siis kas te olete ise oma Exceli tabeli omanikud? Jah, mina küll. Mina olen ka. Mis summad seal aasta peale taga on? Mis suurusjärkudest me räägime? Kui sa tahast Drift Masters sarja kaasa? Hästi selline varieeruv.
ma ütleks, et kas sul midagi vahepeal juhtub autoga või siukseid, kui üllatusi tuleb sisse. Aga ma ütleks niimoodi, et kui sa arvutad lihtsalt ühte võistlust ja sa paned sinna lihtsalt need enda refikulud, mis iganes kütused, tiimikulud, reisikulud, kõik juurde, siis ütleme niimoodi, et võib-olla mõni on kindlasti odavam, mõni on kallim, et kui meil nüüd järgmine on Iirimaa, siis seal tekivad mingid meeletud praami hinnad ja nii edasi, et ütleme sealt keskelt läbi mingi 10 000. On lihtsalt nagu see kulu. Sa räägid ühest etapist? Ühest etapist, jah. See on, ma arvan, minimaalne sükene, või kui võtadki, et Soome on kindlasti lihtsam minna või Lätti kui Iirimaal on ju, et Iirimaal on kõigepealt on vaja see buss saada kuhugi, kus praami peale minna on ju, siis on vaja see praamiga sealt üle saata, kuna maad siit Eestist on üsna pikad, bussid meil mõlemad suured ka, võtavad palju kütet ka on ju, et juba see kohale saamine on, ma just alles siin eelmine nädal panin neid laevapileteid ja asju ja seda asja kokku, et juba see kohale saamine, et ülejäänud inimesed ka lennutada sinna on ju, pluss siis rendiautod ja kõik see muu asi, et juba see lähenes sellele 10 on ju, et kui nüüd refid ja kütused ja muud asjad ja elamised ja toidud sinna juurde panna, et siis kaugemad üritused on ikkagi pigem üle 15 000, ma ütleks. Jah, et põhimõtteliselt kui sa võrdled seda Lätit, siis sul on 300 kilti on ju, sul pole ühtegi muud nagu kulu tegelikult peal, sul on kogu tiim on nagu kaasas bussis, et siis eks, ma ei tea, võib-olla keskmine tuleb 10-12. Jah. Kui palju etapivõitja auneraha teenib? 10 on praegult meil Masterisel, jah. Ja edasi läheb sealt kuidagi? 10, 8, 6. Ja 3 saabki? Just. Sellest tagasi ei teeni? Ei. Sellest kindlasti mitte, jah. See on nagu täiesti eelarveväline sükene asi, et küll on me mõlemad arvestanud sellega, et siin ikka natukene võtta boonust on ju, aga eelarve peaks ikkagi olema, et sa ei ole neid poodiumi kohti sinna sisse arvestanud. Et selle peale lootma ei jää, jah. Jah, et see eelarve ise on nii suur, et ja ma ütleks, et ainult nendest ei piisaks ka. Ei piisaks, jah. Kui suur on teie sponsorite ring? Ma ütleks arvuliselt täna on, mis ma ütlen siukene 12 äkki. Jah, suures piiris sama. Et ei ole mõtet seda, meie ei ole seda ringi nagu liiga palju suuremaks ajanud, sest et täna on nagu, sa pead andma endast nii palju ka tagasi toetajatele, et lihtsalt kui see ring oleks veel suurem, siis sa ei jõua enda panust neile siis juba edasi anda. Et ma arvan, see sama piir, mis meil mõlemal Oliveriga ongi pigem siukene juba nii palju, kui üldse võtta annab sellest, et sellega hakkama saaks. Ütleme niimoodi, et ideaal oleks, mida vähem seda parem, kindlasti, sest et ehk siis mida vähem ja suuremad summad? Jah, just, mida vähem ja suuremad summad, sest et tegelikult on üks osa veel nende toetajatega on see, et nemad tahavad saada hästi palju, tänapäeval on siis populaarne on content, sotsiaalmeedia sisu loomine ja seda sa pead tegema võistlustel, et mind ennast tegelikult tihtipeale natukene see häirib, sest ma tahan võistlusel olla ja keskenduda ainult ühele asjale. Ma saan aru, ma pean seda tänases olukorras nagu tegema, on ju, aga ideaalmaailmas ma võistlustel sellega ei tegeleks, teeks lihtsalt oma asja ja nii palju ei keskenduks võib-olla siis nii-öelda kõrvalistele teemadele. Mis tähendab sponsorile tagasi andma? Mis sa selle all silmas pead või mis tänapäeva spordis selle all silmas peetakse? No tänapäeva sport ja tänapäeva turundus, kes vähedegi turundusega kokku on puutunud, siis teab, et sponsorlus ei ole see, et sa esitad arve ja paned klepeka auto peale, on ju. Et need ajad olid võib-olla 20 aastat tagasi. Aga seda tuleb ka teha. Tagasi. Aga see on jah, muidugi see on üks osa sellest, mis kogu sellest paketist, aga meil on üsna suur pakett kokku pandud toetajatele ja tõenäoliselt sama Oliveril on ju, et mida kõike sa neile tagasi annad selle eest. Ja lähete aasta lõpus toetaja juurde ja võtategi selle listi ette, mida siis ära tegite või? Just. Vaatad tagasi sellele, mis tehtud on ja mida võib-olla kehvemini, mida paremini teha ja siis juba ka järgmist aastat arutada, et ja mitte ainult samadega, kes sul on siis praegult, räägid samadega ära ja kogu aeg hoiad ka silmi lahti ikkagi, et vaadata ringi muude võimalustega ka. Kuidas te hindate Eesti drifti meediakajastust?
ei tea, kuidas alati saab paremini. Me oleme ise päris suure töö mõlemad ära teinud sellega, et see kajastus oleks, et mõlemal on väga hea sotsiaalmeediatiim on mõlemal väga hea ja ka see video pool sellest, mis on siis see kokkuvõtlik osa, et YouTube ja TV6 ja need recapid nendest üritustest on ju. Aga üleüldises võtmes on parem, kui oli siin, ütleme, mõni aasta tagasi, et kui aasta peale siin oli lihtsalt siis, kui mina või Oliver siis poodiumil olime, et siis oli nagu teada, et meie poiss on seal, on ju, aga nüüd siis täna on ikkagi ka siis, kui ei lähe võib-olla kõige paremini, siis ikkagi inimesi huvitab ju see tulemus, et kuidas siis nagu meie poistel läks. Et ma näen, et me liigume õiges suunas, aga võib-olla oleks vaja seda nagu natukene veel rohkem tampida, et inimestel oleks info kiiremini käes. Jah, ma arvan, et ta on ikkagist võib-olla nii palju uus ala inimeste jaoks, et kui sa võrdled WRC või F1-ga on ju, et aga see populaarsuse kasv on nagu meeletu iga aasta ja tegelikult on hetkel on niimoodi, et kas viimased 2 või 3 aastat on olnud Drift Masters Red Bull Motorsport TV-s kõige vaadatum live-ülekanne. Et statistika ja need numbrid, need on nagu tegelikult väga positiivsed. Kas sa tead numbreid ka? Peast ei tea. Ma peast ka ei ütle, jah. Me oleme neid numbreid näinud, aga peast nüüd niimoodi ei ütle, jah. Ja seda saab ju YouTube'ist ju otse ja tasuta vaadata. Just. Paned telekasse, vaatad, kuidas duellides panete seal. Et seda saad YouTube'ist ja tegelikult sealt Red Bullist on ka otse küll enne tasuta. Lähme nüüd, natukene peame tempot tõstma kahjuks, aga pole lugu. Hea saade ongi selline, kui jääb veel umbes 3 tundi rääkida. Kui suur võib olla Eesti drifti kogukond? Teil endal nimetasite tiimis on 6-7 inimest, tuttavad sinna juurde. Kui me tooksime lauluväljakule kokku, palju sellest lauluväljakust tühjaks jääks? Jääkski, ma arvan. Kas sa mõtled nüüd nagu kõiki tiime? Kõik, kes armastavad drifti, käivad seda vaatamas, kellelt tuttav sõidab, ta käib tuttavale õlale patsutamas kuni selleni välja. Ma tegelikult ei oska seda. See on suur. Mis on kõige populaarsem võistlus Eestis? Kui me vaatame tagasi sellele, nagu mis siin toimub, siis ka Eestis pealtvaatajaid ju täna käib ikkagi puhtalt lihtsalt pealt vaatamas, on neid väga palju. Ja kui me paneme sinna juurde kõik need sõitjad ja tiimid, keda on ju ka siin 3 klassi vahel, kui nüüd need, kes trenne ka sõidavad niisama, kellel autod on olemas, siis neid sõitjaid ise on üle 100 sõitja, on ju. Võtad sinna nende meeskonnad asjad sinna juurde, igal inimesel on omad toetajad sinna juurde, oma fännibaas sinna juurde, siis ma kujutan ette, et see lauluväljakut tuleb hakata krunti suuremaks tegema võib-olla. See on ju ikka tegelikult nagu elustiil. Ja. See ei ole lihtsalt sport. Jah. Inimesed panevad selga teie tiimi särgi. Jaa, driftis on, ütleme, et kõik sõitjad teevad siis oma disainitud särke või riideid või nagu siis öeldakse merchi ja siis müüakse koha peal ja iga fänn saab siis oma lemmiksõitja tooteid soetada. Et ütleme niimoodi, et võistlustel, kui sa käid seal ringi, siis ikkagist inimestel on, kõikidel on kellegi nii-öelda särk või pusa on seljas. Kas see kogukond käib ka mingitel teistel üritustel koos? Ega seda autoüritusi alles käisin ise seal Saku Suurhalli kõrval MyFitnessis oli ka mingi autoüritus. No ei paistnud, et keegi driftiks, aga väljanägemiselt umbes sellised nagu driftivõistlusel. Et mis on need veel kõrvaltegevused, kõrvalüritused, kus see kogukond kohal käib? Ma arvan, et need on kõik on ikkagist, kes drifti käivad vaatamas või jälgimas, need on ikkagist kõik motorspordi inimesed, autoinimesed, et need vaatavad ka rallit, ringraja sõitu, F1. Ja miks mitte? Jah, kes mida, kes vaatab nagu, täpselt nagu sa ütlesid, kes vaatab rallit, kes vaatab F1, on ju. Aga ma ütleks, et nad võib-olla ei ole ka kõik ainult mingid tulihingelised motorspordi fännid, et võib-olla mõni ei vaatabki drifti ja samal ajal ise tegeleb tennisega, on ju. See ei ole kindlasti nagu kivisse raiutud, et kõik on nüüd sellised petrolheedid kõvasti. Et. Olete muidu ise mõlemad pereinimesed? Ja. Lapsed ka? Ja. Palju lapsi on? Üks. Mis pere teie tegevusest arvab? Käib alati kaasas? Minul ei käi kaasas.
ütleme, et kui on mingi siuke lähem võistlus, kas Riia või Soome, et siis on paar korda olnud. Minul on, laps on see, kes enamasti kaasas ei käi. Karolin, mul on naine, on igal üritusel kohal ja hoolitsebki selle sotsiaalmeedia poole eest. Nüüd lisaks viimasel võistlusel oli siis ta ka see minu väline silm ehk siis spotter, et olukord nõudis nii, aga sai väga hästi sellega hakkama just sellepärast, et kui nad on nii kaua seal selles alas sees olnud ja ka varem tegelikult mul spotter olnud, siis sain kõik oma info väga hästi sealt kätte ja toimis kõik hästi, aga pere poolest jah, ülejäänud perekond muidugi kõik hoiavad pöialt ja toetavad, aga kaasas võistlustel ikkagi ma isiklikult võib-olla mõtlen, et ei jõuaks lihtsalt, laps tahab oma tähelepanu saada ja sellel hetkel võistlusel on sul ikkagi tähelepanu ja fookus ainult võitmisel, et lihtsalt ei jõuaks sellega võib-olla nii tegeleda, nagu tahaks, et üks või teine asi hakkab hävima. Aga lähematel võistlustel muidugi tulevad vanaemad ja vanavanematega kaasa ja elavad siis sealt tribüünilt kaasa. Vanemad ja vanavanemad käivad ka vaatamas? Ja ma ütleks, et nad on isegi vanaemad on ühed suurimad fännid, ma ütleks, et kui nende mapkad lahti võtta, mis punktid on sõidetud 2022 aastal, siis ma arvan, nad ütlevad peast ka ära need. Väga vahva. Aga on seda ala üldse võimalik niimoodi teha, et teie elukaaslane näiteks ei toetaks seda? Ei, kindlasti mitte. Et see tegelikult meeletu aeg läheb sinna ja suvel eriti sa oled ikkagist väga palju oled kogu aeg sõidus, seda enam kui sul on kodus väike laps, siis kodune ikkagist siis elukaaslane peab selle eest nagu hoolitsema, et väga-väga jõhker aeg läheb sinna. Te olete mitu korda nüüd Drift Mastersil olnud poodiumil, kumbki? 2 mina. Mina olen siis palju nüüd, siis eelmine aasta 4 korda kokku. Mis tunne on? No hea on see tunne, kui sa oled ikkagi millegi nimel nüüd terve üle vaeva näinud ja seda suudad saavutada, siis see on ju ikkagi väga hea tunne. Ja, võimas eelmine aasta oli siis ka kus esimene koht siis. Et see oli ikkagist väga võimas tunne ja kindlasti selline checklist, mis oli, aga seal alal ei tule või seal siis tasemel ei tule nagu mitte midagi lihtsalt või et saaksid natukene kergemat midagi võtta, et kogu aeg hingatakse kuklasse, et väga-väga raske on, aga lõpuks on see ikkagist väga rewarding. Ja see nüüd eelmine aasta siis Oliveri see esimene on ju nii-öelda siis samal etapil mina tulin siis 3, et see oli nagu topeltvõit Eesti kogukonnale ja Eesti inimestele, et see oli ka esmakordne, kus siis 2 eestlast üldse oli korraga poodiumil seal, kui me räägime, et meid 2 tükki seal üldse ongi maailma tipus on ju, siis see oli nagu megatunne. Mitmekordsed Eesti meistrid te olete kumbki? Minul 2. Mul 3. Ja selgelt võib öelda, et Eesti viimaste aastate parimad driftisõitjad, aga miks just teie olete maailmas läbi läinud? Miks on nii raske teha seda sammu välismaale just sellesse samasse sarja, kus teie sõidate? Alustuseks võib-olla neid sõitjaid isegi oleks rohkem, kes seal sõidaks ja suudaks selle asjaga kaasas käia, aga kõige keerulisem on ilmselt sinna sarja sisse saada. Et nad teevad aasta lõpus, avavad selle taotluste vooru on ju, kuhu siis top 10 sõitjad eelmisest hooajast või siis sellest viimasest hooajast saavad automaatselt litsensi, nemad on seal sees ja ülejäänud siis valitakse, palju nüüd oli? Ülejäänud 30 või 25 inimest võeti nüüd juurde see aasta, kes siis olid lisaks 10 saab edasi ja kas siis 35 hooaja põhisõitjat on? 35 põhisõitjat, siis 25 inimest põhimõtteliselt valitakse sul juurde sinna, kes lisaks top 10 juba ja sa pead olema siis nende 25 inimese seas üle maailma. Sest et kõik on ju oma ala või oma riigi regiooni siis vähemalt 3-kordsed meistrid on ju tõenäoliselt või mitmekordsed meistrid, et keegi, kes sinna tuleb, ei ole siukene, et ta tuleb lihtsalt sinna mütsiga lööma.
Ja tegelikult seal Driftmastersil ei vaadata ainult sinu sooritust, seal on ka hästi tähtis, nad vaatavad meediat, kogu su tiimi ülesehitust ja siukest kogu kompotti nagu. Ja kogu asi, sinu toetajad, mis toetajad sul on ju, kui tugev su sotsiaalmeedia pool on, kogu see asi kokku ja siis selle põhjalt siis tehakse need otsused, et kes on Driftmasterisi vääriline ja kes ei ole. Kus on drift kõige populaarsem maailmas? Äkki Iiri või Poola? Jah, Iiris on ta väga popp, Poolas on ta väga popp, kindlasti USA. Jaapanis ja USAs on ka. Jaapanist on see asi pärit, seal on ta vast kõige popim, USAs on olete ta väga käinud suur. Jaapanis vaatamas? Ei ole veel, kindlasti tahaks üks et minna. Kas mingis sinna maailmas, mingis unistuses on võimalik, et te sinna sõitma saate? Kindlasti. Praegult on meid mõlemad kutsutud ju igale poole sõitma siin Taist, Hiinast kuni mingite muude asjadeni välja, aga lihtsalt ajalises võtmes ei ole see minu jaoks vähemalt siiamaani välja klappinud. Oll on küll käinud sõitmas ka seal mujal maailmas, aga 2 või 3 korda olen Tais käinud võistlemas. Ma ütleks, et täna on meil, et kui me ise näitaksime mingi huvi üles või kirjutaksime Jaapanisse, et kellegile tiimi, et tahaks tulla sõitma, ma arvan, et see oleks nagu vägagi lihtne või teostatav, sa lihtsalt pead selle tasu maksma. Aga jah, Tais olen käinud. Kui mingil hetkel Driftmasters teie jaoks ammendub, siis mis oleks see loogiline järgmine samm, kuhu minna? Kõrgemale sa ei saa enam minna. Just, ma just tahtsin öelda, et mina kunagi mõtlesin, et USAs oli see Formula Drift on ju Ameerikas, mis oli sellel hetkel kõige kõvem sari, kui mina hakkasin drifti jälgima või aktiivsemalt sõitma. Et kui üks päev sinna jõuaksid, siis oleks nagu eesmärk täidetud. Aga täna on niimoodi, et see Driftmasters on kasvanud nii palju suuremaks sarjaks, kui on seda see USA Formula Drift. Ja tase on kõrgem, jälgitavus on suurem, et ega enam ei olegi drifti mõistes kaugemale minna. Kas Driftmasters on jälgitavuselt top 1 praegu? Kindlasti. Ta on ikkagist, kui sa selle USA sarja Formula Driftiga võrdled, siis väga ei annagi võrrelda. Et meil on ju siin näide Poola, mis on finaalid siis Driftmastersil, seal on 53 000 tribüüni kohta, mis on nagu välja müüdud olnud. Et sellist numbrit ei ole mitte kuskil isegi mitte nagu USAs. Ja, no see Poola on äge, esiteks ta on nagu Varssavi PG rahvusstaadionil on ju. Sinna üheks ürituseks pannakse see asfalt maha, tehakse meile rada, pärast koristatakse asi sealt ülesse. Sa mõtled see 7. etapp? Just, viimane siis. Et seal on, see asi käib natukene teistmoodi, jah. Et poisid tahavad võistlust teha, siis teeme teile raja ja pärast korjame selle raja ülesse. Kui palju rahvast tribüünil on teil aimu publikunumbritest? No kui Oliver rääkis sellest Poolast, et seal ongi see 52 või 55 000 kohta, mis siis välja müüakse, aga üldiselt muudel üritustel ta jääb ma arvan, 15 000 ringi vastavalt siis sellele, kui palju sa rajal endal võimekust on neid inimesi mahutada. Driftmastersi üks reegel on see, et miinimum peab olema täidetud 10 000 kohta. Et ühesõnaga, üle 10 000 alati. Aga mille poolest Driftmasters valib enda ringradu ja kui suur on konkurents sinna? Ma ei tea, võib-olla isegi mille järgi nad ei ole väga palju uusi võib-olla radu võtnud, nad on mingitele asjadele kindlaks jäänud, nad vaatavad seda, et palju, Riias näiteks, see on kesklinnas, seal on alati meeletult publikut, asukoht on hea, see ringrada ise või siis see drifti layout on nagu maailmast on nii kuulus drifti ring nii-öelda siis, et nad sellist asja sealt välja ei võta, sest nad teavad alati, et see on nagu hästi-hästi populaarne. Et nad vahepeal on siin proovinud erinevaid kohti või mingeid ringradasi, et mõned on sellised, mis jäävad nagu püsima, mis on hästi populaarsed olnud. Teie selle hooaja kava on ainult Driftmasters või teid näeb sõitmas veel kuskil? Minul on Driftmasters on kindlasti number 1 prioriteet, muus osas mul on jooksvalt, mul ei ole hetkel midagi, mida ma teen kaasa on WRC Rally Estonial, nagu eelmine aasta tegime siis demoshow'd Elva linnakatsel. Et see on niisugune demokas, aga võistlust kui sellist hetkel ei tea.
äge oleks, aga see aasta hästi palju võistlusi klapib. Jah, on küll jah. Kui mul endal muidu oli ka mõte, et võib-olla siin Eesti publikule saaks nagu välja tulla, kui mõni üritus klapib, siis täna on see üsna keeruline, sest enamus kuupäevad lihtsalt klapivad meie omadega kokku, et on ta siis samal ajal või on ta siis, kui auto alles tuleb tagasi või läheb järgmisesse kohta, on ju. Et ei ole klappinud, minu põhifookus on ka Drift Masters see aasta ja kõik see muud filmimised ja üritused võtavad selle aja ära, et tahaks küll, aga võib-olla saame seda järgmisel aastal teha. No Kevin, sina oled 2 etapi järel 11. ja Oliver, sina 14. kohal kokkuvõttes seal punktitabelis. On teil mingi soov, siht, kus te tahaksite lõpetada? Siuke hea spordireporteri küsimus, alati silma tahad särama, kui seda küsimust küsitakse. Ma arvan, et siin see soov ja siht on mõlemal täpselt sama üks, et muud varianti seal ei olegi. See soov on täpselt sama ja ma ütleks, et ma pole vist Drift Mastersi aja jooksul, ma polegi seal top 10 väljas kordagi olnud, et nüüd viimane võistlus top 32 kukkusime välja, meil oli ühe sõidu jooksul tekkis 2 tehnilist apsakat seal, mida ei ole meil mitu aastat olnud, mis oli nagu siiani väga tore, et oleme suutnud ilma tehniliste vigadeta sõita, kuna auto on meil ju enda ehitatud, on ju. Ja seal ikkagi, oli veel samamoodi, enda tehtud auto, Eestist tulevad poisid, on ju, oma kodukohtude asjadega ja sõidavad siis tehase meeskondade vastu, et aga seal jah, top 32, seal oli meil, just leidsime üles, et oli turborõhk oli kadunud ja seda selle asja tõttu, et wastegate oli lahtisesse asendisse jäänud ja lasi siis lihtsalt rõhu maha, et liiga süvitsi ei hakka minema, muidu tehnilist termitest aru ei saa. Ja kui me lihtsalt räägime, siis peale esimest sõita kadusid käsipidurid autol ära, et ilma nendeta veel taga saad sõita, on ju, pole hullu, aga kui jõudu pole, siis paraku ei olnud seal mitte midagi teha ja tuli see päris kõva punkti kadu, et nüüd saame Iirimaal korralikult vihaselt mõlemad tagasi hakata tegema neid asju. Kes on selles maailmas tehase tiimid ja palju on neil sõitjaid? See Toyota Gazoo Racing on vist praegult on seal kõige süksem tehase tiimi sarnasem, et on küll neid Red Bulli tiime ja muid asju seal ka. Toyota ja siis on Ford. Ja Ford on ka, jah, muidugi. Ja no Mastersil ta nüüd tegelikult on üks, ma tean, kas need sakslased ja australased on BMW M-tehase või M-divisioni sõitjad. Et neid vaikselt ikkagist tuleb driftimaailma ka iga aastaga see nii-öelda siis osakaal kasvab. Kas te proovite ka tehase meeskonda saada? Minu jaoks eesmärk ei ole, sest et meil meeskond on, ma arvan, piisavalt tugev ja pädev, et neid tehase meeskondi võita, mis oleks eriti palju magusam. Ma arvan, Eestis teema on väga-väga raske või keeruline, et ma arvan, et lähitulevikus Eestis see veel ilmselt teoks ei saa, et võib-olla kunagi hiljem. Nations Cupi arvestust ka vaatate? Jah. Seal on ka lõpuks auhinnarahad või? Seal auhinnarahad ei ole, aga nüüd sealt tekib ka see, et meid on 2 ja siis sa võtad iirlasi või soomlasi, keda on ühest riigist 6 või 7. Aga seal läheb arvesse mitu siis? Oota. Nüüd on see asi muudetud. Varem oli see, et sinna läks mingi 3 inimest arvesse vist, on ju. Ja siis me 2 üritasime puinitada ja hoida seda üleval. Aga täna vist on see, et läheb 2 parimat sinna arvestusse. Nüüd, sellest aastast. Ja nüüd on see asi ausam, sest et muidu oli see, et me tegime ürituse ära, me panime mõlemad poodiumile ja siis ikkagi oli nagu üsna keeruline see lugu on ju 4. sealt edasi. Aga lõpuks autasustatakse rahaliselt ka parimat 3 riiki või? Minu teada mitte. Riiki mitte, aga individuaalselt küll, jah. Iirimaa siis juhib, ma ei hakka punkte lugema, need punktid ei ütle praegu kuulajal võib-olla midagi. Poola on hetkel 2, Soome hetkel 3 ja Eesti 4. Selja taga on meil täpselt Läti. Siis on meil, loen veel ette, mis riikides drifti sõidetakse. Läti, meie taga Norra, Portugal, El Salvador, siuke driftiriik, Tšehhi, Leedu, Prantsusmaa, Holland, Ungari, Küpros, Šveits. Korralikult kirjupilt. Aga Iirimaal on siis vast Euroopas kõige, Iirimaa ja Poola on siis tipud Euroopas. No Iirimaal on hästi tuntud nimekad sõitjad juba, ütleme siis ajalooliselt juba oluliselt varasemalt, et seal see kultuur on hästi popp küll.
jah, kui me suudame võtta nüüd võrdluseks näiteks Eesti ja meie enda siis karjääri, siis ma arvan, et meie enda karjäärist on need viimased 5 aastat siuksed nagu professionaalsed aastad või kus sa nagu sõidadki siis professionaalsel tasemel drifti, aga sealt, kui Iirimaalt võtta, siis seal see professionaalne asi toimus juba 15 aastat tagasi, kellega me siin täna võistleme, on ju. Et neil on seda professionaalse võistluskogemust juba 10 aastat rohkem kui meil. Jah, ütleme täna siis üks Iiri sõitja, kui meie veel pealt vaatasime Eestis või üritasime aru saada, mis see drift on, siis tema juba võistles USAs, ta võistleb nagu tänase päevani. Jah, ja sellel hetkel oli siis Euroopa meister ka, on ju? James Dean. Hetkel 3. koht. Ja siis on vennad Shanahanid. Ja nemad võistlevad, kusjuures nad mõlemad vennad ja see James siis võistlevad paralleelselt nii siin Euroopas Driftmastersi sarjas kui USAs Formula Driftis. Kes on hetkel number 1 nimi, kellel need kõige rohkem tiitleid on? James Dean. James ongi, jah. Tal on neist neid Euroopa tiitleid on seal hulgi, ma ei tea, 8 tükki on ju. Ja Formula Drifti tiitleid on tal 4 just. 4 vist, jah. Et tal on neid on kogutud aastatega oma jagu. Ja sõidustaaži on ka muidugi päris korralikult. Ja. No ma räägin sellel hetkel, kui meie veel hakkasime vaatama seda asja, siis tema oli nagu rääkimata kohalikutest meistrisarjadest, kus ta oli võitnud juba mitu korda, siis ta oli juba ka Euroopa meister siin olnud. Et siuksed käpikud seal on, aga noh, nagu ma ütlesin juba kohe alguses, et driftis väikene viga võib lõpetada sinu võistlus nädalavahetuse ära, võrdled ralliga, rallis paned 1 kurvi pikaks, sõidad ülejäänud katsega tagasi, kui väga punnid on ju. Driftis teed väikse vea, on sinu asi läbi ja kui me võtame selle sama James Deani, siis täna oleme selles olukorras, kus kui mitte võrdne, siis mina olen vist isegi rohkem võitnud meie omavahelisi päetuleid kui tema. Ma lubasin kuulajale, et me räägime veel natukene spotterist. Kuidas see suhtlus spotteriga käib? On see reaalajas? Jah. Teil on kõrvas miskit? Nagu siin, kõrvaklapid on peas ja mikrofon mõlemal mikker ja kõrvaklapid ja et spotter on tribüünil? Tribüünil vaatab, jah. Et nagu Kevin ennem ütles, et kui sul autost võibki tunduda, et kõik on nagu hästi äge ja hullult ägedalt tulid, siis spotter võib-olla tõmbab sind maa peale tagasi teinekord, et päris nii ägedalt sa ka ei tulnud enne ja siis hakkab korrigeerima sind, et võta sealt kurvist natukene rohkem või kauem või sügavamalt ja nii edasi. Et siis jah, nemad ongi välised silmad ja juhendavad. Kas spotter peab olema ka driftiga tegelenud? Sõitnud ise? Ma ütleks, et see tuleb kasuks kindlasti, sest et sõitja näeb asju natukene teise pilguga, ta teab, mis tunne seal roolis on, aga ta ei pea olema kindlasti. Minul vähemalt ta teab, mis see on, ta oskab ise ka nagu rajal sõita, aga tal ei ole võistluskogemust, aga ta tuleb kasuks. Eks ta kasulik on vähemalt see, et kui on sõitnud ja oskab nagu panna ennast sõitja olukorda, on ju. Et me ei räägi sellest, et ta peaks olema nüüd osalenud kuskil samal tasemel Driftmastersil, on ju, vaid lihtsalt see, et ta teab, mismoodi see süsteem ja kuidas see ka sõitjana nagu need olukorrad mõnikord lahendada. Et see kindlasti tuleb kasuks. Aga seda, et ilmtingimata peab olema nüüd kuskil tasandil, seda mina ütleks, et on vaja. Kas spotterid on tribüünil oma ette boksis? Ja neil on oma ala, kus on siis vaadatavus on sama hea nagu kohtunikel. Et võimalikult sarnases kohas on nad tavaliselt paiknevad. Tegelikult seal on veel selline asi, mis nimetatakse spotters help, ehk siis kohtunikud on mingid teatud aegadel on seal spotterite alal ja kui ütleme, et siis ma näiteks tulen, sõidan selle raja ära, siis minu spotter saab küsida, et nagu kuidas kohtunikele tundus, kas midagi nagu muuta või midagi teisiti teha, et siis saab sealt lihtsalt ka mingit sellist head tagasisidet. Et üks asi on see, et kuidas nagu spotter näeb, aga võib-olla kohtunikud tahavad natukene teistmoodi näha. Kas spotterid saab ka vahelt kuulata? No on erinevad lindiskandaalid vormel 1, kus kuulatakse üksteist pealt ja võetakse mingeid nippe endale, aga ei ole need las need iirlased kuulavad, ma arvan, et eesti keelest väga palju aru ei saana. Jah, see on tõesti meie kasuks, et inglis keeles see asi on ju... Aga teil raadiosagedus? Ja, ikka. Ütleme niimoodi, et vahelt nad kuulata ei saa.
mida sa võid, kuna see spotterid on seal ühel alal koos, on ju, et siis sa teinekord, kui sul on teine spotter kõrval, sa võid nagu kuulda, aga eesti keelest välismaalased aru ei saa, et inglastel võib-olla on, et teie iirlastest ju saate? Mõndadest. On sellest abi ka, ei ole? Tegelikult ei ole vist siukest case isegi olnud. Pigem ei ole jah, ega sellel hetkel väga ei huvita, nagu mis need iirlased seal omavahel räägivad, et pigem keskendunud enda asjale ja minu jaoks vähemalt ei ole oluline kuulda, mida keegi teine räägib. Tutvustame natuke Eesti kalendrit ka, et kuhu võiks vaatama minna. Kulbilohku juba mainisime 5-7, kui see saade eetrisse läheb, siis paraku seal juba möll käib, aga siis on veel 3 etappi veel. Ma loen Eesti driftimehe.ee kodukalt, et 14-15 august Summer Bash Pärnus ja 18-19 september superfinaalid. Kus need toimuvad? Raassillas. Okei, Raassilla on järgmise punktina pandud, et veid segadus, aga okei, siis on 2 veel. Kui sa nii ütled. Peas ei ole, jah. Meil Eesti kalender jah ei ole nii täpselt peas, et nagu meil on mõlemal fookus on enda selle Drift Mastersile, me teame, et see Pärnuga kindlasti kuupäevad ühtisid meie kalendriga, et siis me olime äkki Saksamaal siis kui on Pärnu Eesti drifti üritus, aga superfinaalid vist on täpselt nädal peale meie viimast Poolat. Ja siis on ka selline uus formaat on sel aastal välja kuulutanud nagu Drift Factory Matsuri. Mis asi see on? Matsuri, see Drift Factory Matsuri on tegelikult ka eelmisel aastal oli. Neil oli seal väga palju sõitjaid kohal, mitte ainult Eestis, vaid ka välismaalt, aga ta ei ole nagu võistlusformaat. Ta on lihtsalt pigem niisugune show-üritus. Festival, jah. Pigem drifti festival. Et kus autod on kogu aeg rajal, inimesed saavad kogu aeg näha autosid, mis sõidavad külge ees on ju. Vahepeal näed seal mitte 2 tandemeid, vaid võib-olla 5 või 6 tandemi ronge, eks. Mõlemad Oliveriga oleme seal, eelmisel aastal olime seal Matsuril kohal. Lähed see aasta ka? Kui kuupäeva klapivad, siis 1. august Laitses. 1. august. Kas meil ei ole viimane kuskil augusti viimane nädal? Ma ei tea. Ma praegult jah, kohe ei julge lubada. Teil on endal 13-15 august Saksamaa. Ja mis üks enne oli? Pikernik on 24-25 juuli. Järgmine nädalavahetus peale seda. Oleneb ilmselt sellest, kuidas palju seal autod ellu jäävad Lätis. Eks kindlasti tore oleks, sest et see on ju pigem ainukene võimalus siin meil Oliveriga olla Eesti publiku ees ka, mis oleks igati rõõm, aga loodame, et masinad jäävad ellu ja saame vähemalt kohal olla. Eelmine aasta ta toimus esimest korda sellises formaadis või sellises suuruses. Ta on vist varem olnud ka natukene väiksemad, aga hästi äge üritus oli, korraldus, publikut oli meeletult ja tõesti äge, et seal Laitses tehti ka uus ütleme kõrvale tehti siis uus rada ja siis paralleelselt kogu aeg 2 rajal kihutamine, et ühesõnaga niisugune terve päev oli lihtsalt möllu täis. Melu oli palju ja möllu oli palju, et kindlasti kellegi ligav ei hakka. See punkte ei loeta, silmailu värk? Ainult show business kõigile. Kas Eesti publiku ees on kuidagi emotsionaalselt ägedam ka võistelda? Mina ütleks, et on. See tunne, mis on Riias, on alati teissugune, kui näiteks nüüd Iirimaale lähed, kus võib-olla mõned Eesti seltskonnad, kindlasti on ju igal võistlusel on mingi punt inimesi, kes käivad kogu aeg kaasas, aga Riia on ikkagi metsik toetus nagu eestlaste poolt, kuna see on ka kõige lähemal arusaadav. Ja vaat, et sa sõidad seda viimast kurvi niimoodi, et sul on kogu viimane kurv on Eesti lippe täis, on ju, mis on eriti kõva tunne. Ja teevad häält ka. Selles mõttes eelmise aasta Riia oli emotsionaalselt oli tõsiselt äge. Eesti rahvas, Eesti fännid olid 100% kõige valjemad, neid oli kõige rohkem. See, kuidas nagu kaasa elati ja ennast väljendati, see oli ikka mega.
et kui ma pärast nägin videoid, ilmselgelt see autost ei kuule, sest see müra on nagu nii kõva, aga pärast nägin videoid, et kui sa sealt Riiast tuled mäest alla ja viskad sinna tribüüni ette, siis rahva hääl oli nagu auto häälest ja kõigest oli nagu nii metsikult üle, et see oli tõsiselt äge. Ma vaatasin teie seda viimast Madriidi natukene sellest YouTube'ist ja esimene küsimus, mis mul tekkis neid autos ise videosid vaadates, siis kas teil õhtu lõpuks katusest natuke sõidab ka või? Katus ei sõida, aga... Ma mõtlen just need tossud ja aurud ja... Minul on veits. Mul hakkavad silmad hakkavad valutama. Et kuna me sõidame etanooliga, need etanooli aurud on ka tegelikult autos nagu paratamatult üleval. Teie kütus on etanool? Jah, 100% etanool. Ja etanool on nii kuiv asi, siis lihtsalt nagu silmad kuivavad ära, väsivad ära ja minul hakkavad nagu silmadele need. Et siis ta on niisugune õhtu lõpuks. Kui sa sõidad ja sul päeval melu käib, siis sa ei jõua nagu sellele mõelda või ühesõnaga see adrekas on nagu üleval. Aga õhtu lõpuks on mul küll silmad ja pea natukene tuikavad ikkagist. Ja, ega olen muidugi mõnikord Saksamaal olime mingi 36 kraadi, et siis on ka see kuumus, mis paneb oma põntsu veel juurde, eks. Aga kui me võtame, et tingimused on tavalised, siis autos on sul ikkagi mingi 65 kraadi ikka, on ju seal istud oma mitmekihilise kombe ja asjadega. Ja lisad sinna need muud aurud juurde ja lärmid ja kõik see, siis ta ikkagi õhtu lõpuks on korralik tunne, et vajud otsa ära. Seal isegi 2 aastat tagasi, viimased aastad, kui on Saksamaal võistlus olnud, seal on nii meeletu kuumus olnud, et ma mäletan 2 või 3 aastat tagasi üks sõitja siis seisis nii-öelda line-upis joone peale, pani pildi kotti, sest sa istud seal autos, sul on see tulekindel kombe, sul on see tulekindel aluspesu, siis sul see mootori, kasti, kuumus, kõik tulevad tuppa, õhk sul ringi ei käi, et sa lihtsalt istud ja lihtsalt higi voolab. See oli ekstreemne ka ikkagi, kui sul on 4 päeva on nagu 36 kraadi õues, on ju. Istud seal 4 päeva autos, kus sul on siis sellel hetkel on nagu 85 kraadi oli, mis me mõõtsime. Et see nagu saunas istud, aga see oli seal päev otsa ja koos riietega on ju, ja 4 päeva. Et see oli küll võistlus, kus nagu ise mõtlesin natukene rohkem sellele, kuidas keha taastada ja elektrolüütidele ja kõigele, et sellele asjale vastu peaks. Et muus osas nagu meil ei ole need sõidupäevad nii pikad, et tandemipäev on kõige intensiivsem ilmselt, et muus osas ei ole nagu seda intensiivsust nii palju, et jõuad ikkagi hingata ja taastuda vahepeal. Aga teinekord paned selle pika tandemipäeva otsa ja kui on väga palavad olukorrad, siis ta on äärmiselt kurnav. Teete mingid muud trenni ka, käite jooksmas jõusaalis? Mina mängin tennist iganädalaselt. Jah, mõlemad ikkagi füüsiliselt aktiivsed. Mängid ka tennist? Tennist ma olen mänginud, ma ei oska seda nii hästi mängida kui Oliver ilmselgelt, aga rohkem jõusaali peal ja muu treeningu peal. Et seda peab tegema kõrvale, et muidu... Ja ma arvan, et endal on lihtsalt nii palju parem selles asjas vastu pidada ja suudata olla keskendunud ja fokusseeritud olukordades, kus muidu võib-olla ei suudaks. Sama küsimus oli just viimase Formula Drifti USA sõitjad olid seal 3 tükki, kus küsiti drifti sõitjatelt, kes seal vist olid poodiumil, et kumb tähtsam driftis on, kas on see füüsiline või siis see vaimne pool nagu. Kui sa vaatad drifti sõitjaid, siis osad ikkagist siuksed eesotsa võib-olla sõitjad või tegelikult ütleme üleüldse, siis see füüsiline vorm ei ole kõigil ikkagist nagu väga hea, et pigem on ikkagist vähe suuremad poisid, siis driftis tegelikult sa sõidad 20-25 sekundit, sa sõidad selle raja läbi ja nüüd sul ei ole seal vaja võib-olla nagu siukest füüsilist jõudu kui sellist või võib-olla siis vastupidavust, kui sa sõidad nagu ringrajal, ma ei tea, mitu tundi järjest, on ju. Aga ma arvan, et see on niisugune individuaalne, mulle meeldib, kui nagu ma ikkagist tunnen ennast palju paremini kui see vorm ja selline, et siis muidu vajun ära ja olen niisugune lodev, et ikkagist meeldib liigutada. Aga kuidas oma vaimuga tegelete? Minu jaoks see on veel raskem pool. Jah, see ongi võib-olla kõige raskem pool sellest, eks üks asi toetab teist, ka see füüsiline treening, kui sa saad keskenduda oma asjale ja mõelda omi mõtteid, siis see on kindlasti väga suur abiline minul endal, kus eks need enne võistluse treeningud on alati teistsugused kui need igapäevatrennid, et siis sa oledki oma mõtetega nagu hoopis enda pea sees ja mõtledki oma asja ja see
minul aitab vähemalt viia ennast sellele õigele lainele. Kirjelda selle lainet, mis mõtted selles laines toimub, mis on need sisemised dilemmad, millega sa heitled? Keeruline niimoodi sulle siit välja tuua, eks iga sportlasel on enda mõtted ja enda visioonid sellest, mis ta tahab saada ja omad motivaatorid, mis seda siis pushivad. Ja ütleme niisugune võistlusnärv, kui selline sul seal joonel tekib paratamatult sisse, aga see on normaalne, see tekib nagu kõigil. Et ikkagist sa hakkad nagu asju mõtlema ja võib-olla teinekord isegi minul on nagu vahepeal ma hakkan nagu üle mõtlema asju tegelikult, kui oleks vaja, et see on minu jaoks niisugune kõige tähtsam pool, millega ma pean ise tegelema ja ma olengi tegelenud, mul oli ka spordi psühholoog siis, kellega kelle juures ma nagu käisin, et seda närvi ja seda nagu maha saada ja taluvust nagu paremaks. Töötast ma tunnen, et ma lähen iga aastaga lähen nagu tugevamaks, aga see on nii pikk teekond minu jaoks, et sa saaksid sinna, ütleme siis lõpustaadiumisse, kus ma nagu ise tahaksin jõuda. Et ma ei ole veel nagu seal, mis mu nagu eesmärk on, aga iga aastaga mul on see parem ja tugevam. Et see võistlusnärv see ongi normaalne, see peabki olema. Et muidu sul on lihtsalt nagu, sisse jäänud see asi nagu enam ei huvita. Aga kui sa oled seal joonel ja tuli roheliseks läheb, siis on plaks kõik läinud. Siis sa oled enda selles dimensioonis nagu. Et see mulle meeldib, aga seal teinekord sa oled seal joonel ja siis ees on keegi crashinud või midagi, siis sul läheb ekstra mingi 10 minutit ja selle 10 minutiga sa jõuad kõik asjad nagu läbi mõelda. Siis sa mõtled kogu oma selle asja läbi, miks sa siin oled ja mida sa teed ja mida sa kohe tegema hakkad ja siis hakkad küll ketrama, et see närv on alati ja kindlasti kõikidel, kes seal sõidavad. Ja mitte ainult seal, vaid igal pool on ja eks see käib kõikide spordialadega kaasas, aga kõige olulisem on vast see närv osata keerata siis enda kasuks või siis seda sama asja siis proovida positiivselt nagu enda kasuks pöörata. Et see on omaette kunst. Aga see 10-minutiline paus, millega võib-olla ei ole arvestanud see, et pärast seda võib juhtuda igast asju, jah? Et konkurent võib libastuda, võid ise libastuda, kui mõtetesse kinni jääd? Ikka, igast asju võib juhtuda, jah. Et lihtsalt mentaalselt, ma arvan, et ta on niisugune raske hetk, millega sa võib-olla ei ole nagu arvestanud, et ma enda peas ikka mõtlen, kui ma lähen sõidule, et ma mõtlen neid mõtteid ja ma nagu valmistan ennast ette, ja siis sul tuleb 10-minutiline paus ja siis sa nagu ei oska seda täita kuidagi niimoodi, et nagu Kevin ütles ka, sa üritadki positiivseks seda asja nagu mõelda, aga pahatihti ikka mingid asjad lendavad sulle sinna mõtetesse sisse ja hakkad neid vahepeal ketrema, et see 10 minutit sellel ajal on nagu vahepeal tundub niisugune tund aega, et nagu palju sa jõuad nagu läbi mõtled, et kui palju see rehvirõhk nüüd vahepeal tõuseb ja kui palju ikka nüüd libedam on ja äkki kas see kast ikka peab niisugust häält tegema autol ja siis on, kui on keegi ees näiteks välja sõitnud ja sinu esimene sõit on, kus sa juhid ja seal on mingi õli on rajal maha läinud ja siis sul spotter ütleb, et 4. kurvis on õli maas, siis sa oled seal nagu kinni, et okei, et mis hooga või mida ma nüüd seal kurvis tegema pean, siis hakkad siukseid asju mõtlema. Võib-olla on teinekord parem, kui sulle siukseid asju nagu ei öelda ja siis sa paned tuima näoga nagu läbi, sest sa teinekord mõtled neid asjad palju hullemaks, kui tegelikult on. Jaa, aga vaata, kui jällegi sõidad nii piiri peal, nagu me tavaliselt sõidame, on ju, ja kui ei öelda seda, et see lõli maas on, siis võib kõvasti jälle näppu lõigata, et paned seal oma ratta maha ja võib ollagi jälle nädalavahetus läbi, on ju. Et alati pigem on see hea, või mina vähemalt isiklikult tahan, et mulle öeldakse kõiki asju, aga siis tulebki jälle nende närvidega toime tulla seal ja mõelda endale väga selgelt see asi läbi. Kui raske on vaimselt see laks, ma ei tea, palju te olete viimasel ajal seda kogenud, et kvalifikatsiooniga ongi nädalavahetus läbi? Väga valus laks, aga ma ei mäleta, millal viimati oli. Mul on Mastersil seda juhtunud, aga minu meelest mul oli viimati kas see 3 aastat tagasi? Äkki? Jah, ma ise Mastersil minu arust ei olegi mul seda juhtunud. Ma nüüd tagasi vaadates ei oska öelda, võib-olla kunagi küll, aga Drift Mastersil ei ole seda juhtunud, eks minu jaoks on, ma ei teagi, võib-olla kõige kehvem variant
ongi nüüd see viimane etapp, mis nüüd oli, on ju, kus siis juba kohe top 32, kui tegelikult enne seda olid üldarvestus ikkagi nagu pigem eespool ja valmis nagu ja nii väga valmis sinna ettepoole kerima, eriti kui rada meile sobis ja kõik oli hea, on ju. Siis seal top 32 välja kukkuda tehnilise veaga ja siis sealt kolinal nagu alla tulla punktidega ka, siis see on võib-olla kõige keerulisem, aga noh, ma ei tea, inimesena ma ei näe, et liiga kaua oleks vaja selle sama asja üle nagu jääda nutma, et sa lõpuks tõmbad enda motivatsiooni ja teiste motivatsiooni maha, on ju. Ja nüüd meil on muidugi natukene elu on visanud igasugu muid asju ka siia juurde, et sellavigastust, täna tulin karkudega, on ju, et hüppeliigas läks nüüd ka katki sidemed, aga noh, lõpuks võtadki juba nagu seda sellega, et see on nagu mingi asja väetis või nagu annab hoogu juurde, et mõtled tavai, et mis järgmiseks, et tule siis nagu veel, noh, paku veel midagi, et ma saan nagu, lähed läbi sellest ja tavaliselt mul elu on näidanud, et kui on midagi läheb väga allamäge, järjest asjad lähevad, siis see asi lõpeb sellega, et tuleb mingi väga hea või suur asi, et läheb midagi hästi. Nii et ma üritan kõigest sellest jamast nagu üle olla, üritame oma jalad liikuma saada jälle, sest meil on nüüd praegu tänasest on ju mingi nädal aega jäänud minekuni, vaikselt saab koormust anda, kui kõik läheb plaanipäraselt, siis ikkagi ei pea kannaga gaasi vajutama, vaid saab ka jalalaba kasutada, on ju. Aga see kindlasti ei jää nagu mingiks takistavaks faktoriks, et nagu nii kui see foor roheliseks läheb, tõenäoliselt sa sõidu ajal seda valu ei tunnekski, see efekt tuleb pärast, on ju, et kas endale teed rohkem liiga või mitte. Mis sellega juhtus? Selleks 2 diski, kaks diski, alumised diskid läksid vedelikust tühjaks, kompressisid tühjaks ennast. Mingi trauma või ise? Ei, driftiautoga juhtus siuke asi. Driftiautod ei ole päris WRC autot, pole mõeldud hüppamiseks nii nagu ma seda proovisin, aga noh, eks see elu õpetab. Kuskil siis show-üritusel või trenni tehes? Enne hooaega treeningutel, jah. Ja hüppeliiges see on ka tore lugu? Ma ei tea, kui tore ta on, endal väga tore ei ole, aga jällegi siuke asi, et mõtled, et mis sul saab seal kodus nagu grillides juhtuda. Kõige rohkem vigastusi juhtubki kodudes. Jah, kui sul on veel nagu koer ka ja siis ma ei tea, ei oska mõeldagi selle asja peale, et sa astud terrassit maha, koera auku on ju pool vilt oma jalaga ja siis murrad oma hüppeliiges ja sideme ära 2 nädalat enne Driftmastersi üritus, see on nagu jah. Esialgu ma olin ikka nii vihane, nii enda kui kõikide muude asjade peale, mis maailmas olemas olid, aga samamoodi, et lõpuks võtad neid asju teistpidi, ei ole mõtet jääda sinna nagu pikalt pea seest ketrama, vaid tuleb edasi pushida ja proovida paremini, et ju siis oli vaja, et see asi saaks, ma ei tea, võib-olla oli selja pärast vaja, et see kõige osi puhkaks, on ju. Et võib-olla oli vajalik, aga kindlasti mitte hea asi. Oliver, sul ka kuskilt valutab? Ei, praegu ei valuta. Veel. Tui, jah. Ei, mul ei ole mingeid probleeme hetkel. Mul ei ole ka pikemat aega nagu mitte midagi ei olnud ja nüüd siis tuli kõik korraga nagu üle mingi 8 aasta kõmaki. 13.14. juuni on siis Iirimaal Kildares 10 000 elanikuga linnakene kuskil, ma ei tea, mis meil vastaja oleks, Paide või? Võib-olla tõesti, jah. Ta on tegelikult Dublini külje all, ei ole üldse kaugel. Mondello park ja sinna siin tiksub isegi countdown. Kui me seda saadet salvestame, on siis 8 päeva ja 22 tundi. Mis tegevused või ettevalmistused praegu teil selleks etapiks käivad? Kuna kogu auto, varustus, kõik asjad meil on hetkel Hispaanias, kuhu me jätsime peale viimast etappi, siis ainukene ettevalmistus minu puhul on praegu simulaator ja siis iganädalane füüsiline trenn, et auto kui sellisega ma nagu hetkel trenni minna ei saa või teha ei saa, et siis on niisugune simulaator ja füüsiline. No meil natuke teistmoodi, meil oli ka plaan, et jätame auto sinna, aga kuna meil olid tehnilised vead, siis me tulime autoga koju, tegime need vead korda, nüüd kui me siin lõpetame, siis ma pean minema tegelikult korraks testima, et kõik töötaks ja peale seda pakime auto bussi ja läheb teele Iirimaa poole. Muu ettevalmistuse koha pealt jooksma ei saa minna, on ju, see praegusel juhul, aga pean tegelema just nagu spetsiifiliste nende seljaharjutustega ja et need sidemed uuesti liikuma saada, et simulaatoris saab sõita ja äkki mõni õhtu teeme siin Oliveriga ka väiksed tiirud. Kust te teete neid väikseid tiire?
Simulaatoris mõtled? Sa mõtled simulaatori tiiru? Ikka jah. Aga trennitiiru all mõtlesid ka täna praegu simulaatori tiiru? Okei. Ma mõtlesin, et kuskile oma ringrajale lähete? Oma ringrada veel ei ole, aga äkki üks päev. Ja kui autosid siin ei ole, siis on ka keeruline seda päris trenni päris autodega teha praegu. Et esimesed 3 etappi on nagu kõik seal lõuna pool ära, et siis tegelikult me ei ole ju, auto polegi siin olnud peale seda, kui ta ju alguses ära läks enne esimest. Aga see simulaator, kindlasti mingil määral, aga kui palju ta ikkagi erineb või kui palju ta sarnaneb sellele, mis te seal päriselt roolis teete? On seda tunnet võimalik ette kujutada? Sul puudub see G-jõu tunnetus, et sa istud koha peal. Aga see asi on ikkagist nii ägedaks läinud, et sa saad väga täpselt seadistada ja sükest tunnetust nagu ligi lähedast. Ta ei ole kindlasti, ütleme, üks ühele sama, aga treeningu ja selle mõttes ta on ikkagist väga-väga, ütleme, tasemel ikkagist. Et väga palju aitab kaasa ja tunnetus on sama, aga ta ei ole ikkagist nagu päris auto. Jah, seda füüsilist tunnetust, G-jõude ja neid sul ei ole, aga see visuaal ja roolitunnetus, pedaalitunnetus, kui sa oskad need kaasa võtta, sa pead ise oskama seda kaasa võtta endale ja nagu siduda selle päris eluga ära, siis on kõik väga hästi, siis on see väga kasulik. Jah, ja seal saab sükest treenida, on hea treenida ajastust, kui sa näiteks teed jälitussõite, et millal sa poolt vahetad ja nii edasi, et sellised asjad on seal kus nagu saad kõvasti pushida, kus natuke tagasi hoida, millal sa ajastad oma poole vahetused ja mängib päris palju olukordi läbi ka, mis teinekord juhtuvad ka võistlustel, aga kui sa oled selle näiteks samas olukorras juba simulaatori taga kuskil trennis olnud, siis teinekord aitab see väga hästi sellest olukorrast välja tulla. Igatahes Oliver ja Kevin, suur tänu saatest tulemast. Ma arvan, et kui saate nimi on Mis tunne on, siis me natukene saime aima, mis tunne sellest drifti autost siis on. Eks siis selleks, et ise tunda, mis tunne see on, et tuleks ikkagi minna tripkale raja äärde ja kas tavainimesel on kuidagi võimalik ka kõrvalistmele sõitma saada? Ilmselt on, ütleme niimoodi, et mina ei ole seda väga harrastanud just pro-klassi autoga, et ma olen teinud, ma teen seda väga harva. Street autoga näiteks? Street autoga ja ütleme, et ma arvan, et see Drift Matsuri, mis tuleb, et seal on kindlasti võimalus kohale minna ja seal ilmselt kas siis saad osta või keegi pakub sükest varianti, et saad kõrvale minna. Ma tegingi eelmine aasta seal, mingid kõrvalsõidud, aga muidu pigem harvjuhus, ma ütleks. Ja, meil ka eraldi sükest asja ei ole, et me nüüd võtame kõrvalsõidud ja lähme eraldi kuhugi selle päris võistlusautoga välja, et need asjad, meil on küll kodulehel on kinkekaardid olemas, mida saab siis sünnipäevaks endale soetada, ja üldiselt ongi kas või see Matsuri ja mingid treeningpäevad, mis meil plaanitud on, mis ei ole nüüd mingid konkreetsed spetsiifilised mingid uue vedrusse või mõne asja muutmine või katsetamine, siis seal selle raames me oleme küll teinud neid, et inimesed saavad need kinkekaardid nüüd ära lunastada. Kihvt, suur tänu tulemast ja aitäh kuulamast kuulajatele ja soovin teile teie unistuste täitumist. Aitäh! Delfi spordi podcast. Mis tunne on?